tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. Teine töönädal ja uus osa muidugi videoblogis. Töönädal algas esmaspäevase tünnide küürimisega. Tünnid tuleb kuuma auruveega puhtaks küürida, et siis sinna sisse mesi panna. Mesinik Mihkli töö jätkub, see on teine nädal. Teeme sellist tööd, et puhastame neid samuseid vaate seest auruga. Ja hetkel oleme süsteem on niimoodi, et Matthew puhastab. Puhtalt kallan mina tühjaks. Otsa, puhastab viljad ära, panen korgid tagasi peale ja lähevad ladustamisele. Ja praegu minu töö on siit hunnikust võtta endale neid samuseid musti asju, tünne, vaata. Ja Matthew'le valmis seada selleks, et ta saaks need ära puhastada. Ja igal asjal on oma tööriist ka vaatide avamiseks. Ja nii see töö käib. Korgid maha, väga mustad siis puhtaks ja siis vaatasin, kus Matthew neid parasjagu pesi. Siin on mõni kork on päris mehega koos. See mesiniku töö ole üks magus töö ja väga kleetud. Ja nii me neid tünne seal pesime terve päeva edasi-tagasi. Mustad tünnid ritta, puhtaks, korgid peale tagasi ja lattu. Matthew kahjuks ei ole nii perfektsionist, kui ma sooviksin, seega vahest oli vaja uuesti seal mõni asi teha, aga sellegi poolest saime tööga hakkama ja väga pikk tööpäev tookord polnudki. Ainult 4:30 või nii. See vägev koht, kus ma praegu seisan, on meie ülemuse Kenni tagahoov. See tagahoov on päris suur, siin on vist kokku 2 krundi hoovid. Naabrid jätsid maja sinna paika ja selle Ken ostis selle maja ära. Aga nagu minu taga näha on, siin hoovis on igasugu kola, siin on mesilastarud, kastid, vanad rehvid, suitsuahjud, euroalused, siin on ka meie vana truck, meie vana veoauto. Nagu näha, siin on vanu Maltosa tünne, nagu siit näha on, mida kasutatakse siis mee hoidmiseks, kuhu mesi nii kauaks sisse ülitakse, kuni seda kummutatakse ja siis potti lastakse või siis plastikämbritesse nagu mujalgi. Siis muidugi on siin vanu autosid ja kaste ja igasugu värki, aga siin on ka uus ja kõige suurem veok, seda ma ei ole siiani veel kasutanud, kui läheb surmaks mee äratoomiseks, eks siis kasutame. Siit paistab treiler, mida ma kohe tutvustan teile lähemalt teatud põhjustel. Siis väike ja nobe auto, millega kiiresti ringi vudime mööda maakohti. Selline see koht on, siin on ruumi kui palju, rennepit kui palju ja siin ma tegelikult väga palju aega ei veeda. Aga üks koht, kus ma suhteliselt palju aega veedan, see on siin. See koht on meil treiler, vana treiler, vagunelamu, Kenni oma. Ja selle vagunelamaga on see lugu, et kuna mina elan siit päris mitmekümne kilomeetri kaugusel, autoga umbes 22 kilomeetri kaugusel, siis
siis mul ei ole vahest mõtet peale tööpäeva lõppu siit ära minna ning siis ma magan siin treileris. Täna juhtus samamoodi, tööpäev sai läbi, otsustasin, et koju ei ole vaja minna. Duši asemel kasutan beebilappe, beebisalvetikuid ja toitu teen oma katlaga ja söön oma kuivtoitu, mis mul juba igaks juhuks nädalaks kaasa pakutud on. Aga lähme vaatame sisse ka. Nii, treileril kööginurk, siin on minu kola on laiali visatud. Muidu on treiler väga okei, aga väike niiskuskahju on tal kunagi sees. Praegu on muidugi kuiv siin suvel. Siis on siin näha väiksed pingid ja taga on voodiase, kus ma siis oma magamiskotti lahti rullin ja magan. Praegu siin nosisin natukene söögipoolist, seda ja teist, ja lähen kohe poodi, et midagi head paremat veel hamba all saada. Aga selle treileriga on veel see lugu, et kuna mul üür on $140 nädalas, aga sellise tööga, nagu ma praegu teen, kus ma veedan enamus nädalast eemal kodust, siis ei ole mul mõtet seda üüri maksta, sellepärast, et mul on 2 särki seal ja teen pesu pesemas ja nii edasi. Et pigem mõtlesin, et üüriks $100 eest kuus, üüriks Kennilt välja selle samuse treileri, teeks sellest samast vaadist, mis siit õuest paistab, see sama vaat seal, sellest samast 300 liitrisest vaadist teeks endale duši, puki otsa, duši all päike kütab selle musta vaadi kenasti kuumaks selle vee seal sees ja õhtul saan võtta kuuma duši siin 2-3 korda nädalas, kui ma siin olen esialgu ja hiljem siis, kui ma olen siin nii-öelda elutsen. Pikendusjuhe pean elektri jaoks, Wi-Fit saan 3G-st, 4G-st ja mida muud mul eluks siin vaja on. Luksus missugune on ju, aga säästa tuleb. Siin siis Ken ja Rodney uurivad ja vaatavad lähemalt puuõisi ja miks nemad kutsuvad pähklid ehk vilju. Seda teevad mesinikud selleks, et vaadata, kus järgus on praegu millise puu õitsemine, et teada saada, millal teatud paigast lahkuda, millal järgmisse paika minna, et teada, milline on järgmine honeycrop ehk meesaak. Et tol hetkel, kui me siin mett korjasimegi, väga palju oli kerripuud ehk karripuud, väga hea sõitsengus, kust on väga hea ilus hele mesi. Millalgi on tulemas, kui ma ei eksi, selline nimi nagu Black Butt ja siis on veel Red Gum, kus tuleb tumedam punakam mesi. Ja kui ma Kenni käest kunagi küsisin, et mis nagu ongi kõige raskem selle töö juures, siis see füüsiline töö ja mesilas nõelamised kuni 100 tükki päevas ei ole mitte raske, aga kõige raskem on ennustada, kust tuleb järgmine mesi. Next honeycrop. Teine töönädal on peaaegu lõppenud. Täna on reede õhtu, homme teeme ka tööd ja lähme hiliselt tagasi ning pühapäev on ainukene vaba päev sel nädalal. See nädal oli natuke raske, sellepärast et esmaspäeval nõelata saanud tehases. Kuidagi linnas olid mürgisemad loomad või siis need samused mesilased, need loomad. Või siis võib-olla oli asi selles, et magasin öösel treileris ja seal sain ämbliku käest lisaks hammustada ja immuunsussüsteem läks nõrgemaks. Teisipäeva õhtul läks mul väga paha ja siis tuli ka raske tööpäev ehk mee äravõtmine, kus tuli veeretada 5 kastiga kärused, mis oma 200 kilo kaaluvad. Ja sellepärast polegi siiamaani rohkem tissekand teinud, aga nüüd on käes reede õhtu. Homme võtame jälle mett ja läheme linna tagasi. Praegu aga täna on energia hea, tuju hea, käed on veidi paistes ja paksud veel, aga hakkavad juba tagasi minema. Niimoodi on näha, et mul on paksukese käsi ja üks jalg on ka vähekene selline nagu ta on. Et midagi saanud nõelata. Teine käsi on juba normaalne. Jah, aga täna on päev lühike, seega teen poistele siin karrit. Köögiviljad enamiku kohalikud küpsevad vaikselt. Muidugi on alati meil käepärast väike õlu. Noh, siin all muidugi paistab. Poistel liha, mina liha ei söö. Tegelikult seal natukene söön. No, eks seda õlut muidugi jätkub. Ta on meil kaste. Keerame karri natukene madalamaks. Selles on meil kõigile segu.
jah, mis muud? Ilmad olid vahepeal külmemad, sadas vihma. Ja rohkem nagu polegi sel nädalal huvitavat. Väga kiire nädal on olnud. Söök, magamine ja töö ja kogu lugu. See oli siis nädal, kus Matthew, prantslane, oli teisipäevast alates puhkusel. Kokkudel oli ta puhkusel 3 nädalat. Kuna jõudsime varem tagasi ja Rodney läks oma mesilastega tegelema, siis otsustasin midagi teistsugust süüa teha ja tegin siis mingisugust karri moodi asja riisiga. Tavaliselt ongi selle söögiga selline asi, et kuidagi on kujunenud välja see, et mina grillin kõik köögiviljad valmis ja vahest ka liha, kui seda on vaja grillida. Ning siis sööme, muidugi vahepeal rüüpame õlut, näksime rõbuskeid ja ajame mõnusat juttu. Ning siis on kujunenud välja nii, et Matthew ülesanne on pärast nõud ära pesta. Vahest teeb seda ka Rodney, aga enamasti Matthew. Aga nii see elu meil seal käib päev läbi tööd 4-7-ni, 4-6-ni või 5 alates ja siis õhtul väike õlu ja õhtusöök ja järgmine päev sama ring. Minu esimene madu. Veel ka pisut avokaadodest. Avokaado kasvab 1 aasta ehk 12 kuuga. See pisike pabul siin ja see on selle aasta vili ehk siis mõnede kuude vili. Ja siis need suuremad siin olid eelmise aasta viljad ehk need on juba üle 12 kuu kasvanud. Ja need mugulad on veel värsked viimased selle aasta viljad. Selleks korraks ongi kõik. Lõpetuseks väike video sellest, kuidas mu ülemus Ken tavaliselt loomi nähes käitub. Ehk siis ta räägib nende eest ja nendega. Näeme järgmises osas. Real thieves you are. You get them? Yeah, I'm just filming. I hope they jump around a bit. Just waiting. They're bloody waiting till we go and they're going to get stuck into it again. Right now, it's no, we're not doing anything. We're just We're looking. just looking. Yeah. We're not eating. That one's scratching tick. You got a bloody itchy patch. Oh, they saw Rodney. You want to look out? The head looks kind of like a rabbit. Yeah. A little with his ears and everything. Kangaroos and the head's just sticking out the oats. You're right. Oh, there he goes. He's hopping. That's the doe, that one, yeah. Järgmises osas olen valges ülikonnas. Näpin mesilasi. Räägin sigaretidest. Ja sõidan auto kõrvalistmel.